Merike siin ja numbrite keel, et tahtsin sulle natukene selgitada seda sünnipäeva. Vaata, kui ma teen YouTube'is videoid, siis ma räägin üleüldiselt siis 1-9 neid numbreid. Ma olen metsas siin tüdrukutega. Väike reklaamipaus, näete ja koerad siin. Pean vaatama pea laiali, et keegi kuskil ära ei kaoks, igal ühel oma tempo, nii nagu numeroloogiaski vaata, igal numbril oma tempo. Nii, lähen tagasi. Et igal sünnipäeval on siis oma energia. Kui ma räägin siis 1-9 seal, siis ma räägin üleüldiselt, hästi üleüldiselt. Võtame näiteks nüüd sellise numbri nagu 2, 11 ja 20 ja 29. Et vaadake, pange tähele, need on kõik sellised huvitavad numbrid, aga kõik nad nagu üleüldiselt tähendavad 2. Nii, ma siis räägin nüüd kõikidest selles suhtes kergelt niimoodi üle. Et kui sul on ühekohaline number oma sünnipäeval, ehk siis saad võib-olla seal sündid 7. või 9. siis saad tegelikult esimest korda siin tulnud siis selle hingena seda kogema, et mis on su ülesanne. Sünnikaardi tegemisel siis saab teada täpselt, mis on sinu karmavõlad eelmistest eludest, mis oled siin suguvõsalt vastu võtnud ja nii edasi. Nii, kui sa oled sündinud siis niimoodi, et sa oled sellise numbri nagu 1 ja veel midagi, eks nii nagu mina olen sündinud 16 näiteks. Ehk siis ma ei õnnestunud selle number 7-ga eelmises elus hästi. Mul anti uus võimalus, seepärast et mingi karma ülesande ma jätsin täitmata. Anti uus võimalus siis teise numbriga, eks 1 ja 6. Mis annab siis selle 7 on selline kvanthüpete tegija, selline hästi konkreetne, ühekordsed numbrid on üleüldse sellised hästi konkreetsed, need on täpselt üks ülesanne teada. Kui nad ei saa sellega nagu hakkama, antakse 2 numbrit. Need, kes on kõik algava 1-ga, siis neile on antud see otsustuskindlus, edasiminek. Mäletate, ma rääkisin nendest vähe sellistest vägivaldsetemast suhetest. Isse, kuidas suu läheb sassi. Nii, siis, et seal olid need number 1, mäletate jah? Aga kui sina oled sündinud sellisel päeval, et sul on number 1 ja siis on see teine number ka seal, siis sul on antudki see, et no nii, sa lähed, teed ja proovid. Noh, muidugi kukud ja tõusid jälle üles on ju, et niimoodi me katsetame siin elus. Ja pluss on antud see teine number seal natuke pehmendamiseks seda. Kui sul on palju mehelikke numbreid, näiteks oma sünnipäevas, et üks on juba niisamagi juba mehelik on ju, siis näiteks on antud sulle sinna taha kas 5 või siis 7, 8, noh ütleme 18, 17, 15, siis sa oled juba loomupoolest, kui sa oled naine ja sul on sellised numbrid, siis sa oled loomupoolest juba sinna suht mehelik ja sinna konkreetne. Nii, kui sa oled sündinud sellise päevaga, kus sul on 2 sees, siis sa oled 3. ringi peal. Sa ei tulnud ei välja selle ühekohalise numbriga ega siis kahekohalise numbriga, kus oli see 1 sees. Sulle anti võimalus, et okei, davai proovi siis 3. ringi peale, teeme sind veitsa pehmemaks. Et kui kurjaga ei saa, siis, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka peab saama. Antakse 2 sulle sinna ette. Noh, ja siis ongi see, number 2 teeb sind pehmeks. Aga siis see taga, see järgmine number on ju, näiteks kui sa oled sündinud 27. 2 on pehmekene, mõistlik, empaat ja 7 on selline läbi seinte mineja, kvanthüppeid tegija. Ja noh, ja 2 + 7 kokku on 9, täielik maag. Ma loodan, et see ei lähe sassi. Kõige sellised kreisimad inimesed on 29 sündinud veel, sellepärast, et need on vapse sellised. Ma räägin, kunagi teen mingid videod teile, mitte kunagi üsna lähedal on see, kui ma hakkan kõikidest numbritest eraldi rääkima. Nii et püsige kanalil, hästi palju põnevat on tulemas, lihtsalt need on mahukad tööd, palju uurimist, aga need on hästi lõbusad, sest mind räigelt kõnetavad need asjad. Nii, ja kui sa siis oled selle kahekohalise numbriga, mis hakkab 2-ga siin tõllerdanud maailma peale on ju ja hakkama ei ole saanud, siis antakse sulle järgmine võimalus, kus sinu numbriks on kahekohaline number ja algusega 3. Kas sa siis sündinud 30? Üldjuhul need on naised või siis 31. Üldjuhul need on mehed. Kui on naine, kes on sündinud 31, siis ta on rohkem selline meheliku natuuriga. Ja kui ta on mees, kes on sündinud 30, siis ta on rohkem selline pehmekesem. Ta tähelepanu, selline kuki-muki, selline kõigile sobib ja kõigile meeldib. Seismiselt tegelikult natukene teistsugused nõksu kahepalgelised tüübid. Aga noh, siis looja on andnud sulle veel ühe võimaluse. No ja siis see, et mida sa pead siin tegema, see tuleb kõik sünnikaardist välja. Mina ei oska niimoodi puusa pealt sulle ütelda, mida sa tegema pead on ja ma pean su numbreid nägema.
ja siis, kui sa sellega hakkama ei saa, siis antakse sulle, mõeldakse, et okei, game over, vaata. Et mõtleme, mis sinuga peale hakkama. Ma arvan, et see on nii, aga ma pole kindel. Ma ei ole selles suhtes mingisugune uurija. Minule meeldib juba uurida ja puurida numbreid, et mis on numbrite tähendused. Vaat natukene lõbu siia sellesse päeva. Aga need peavad paika, need seletused, mis ma rääkisin, ja hästi palju meil on kõigil erinevaid neid karma ülesandeid, mis me tegema peame, ületama peame ja nii kurb, kui see ka ei ole. Kui tuleb välja inimese sünnikaardist see, et ta peab andestama oma vanematele või siis saama läbi oma sugulastega ja mis te arvate, need inimesed kategooriliselt eitavad oma vanemaid või nad pole neid kunagi näinud, igasugused juhtumid, mis neil on, nad peavad lihtsalt selle karma ülesande täitma, lihtsalt see läbi töötama. Ja kui nad seda läbi ei tööta, siis nad tulevadki teisele ringile, teisele numbriga. Aga jah, ma ei tea, kas me kohtume kunagi, kas me näeme, kas me saame niimoodi istuda põsk vastu põske ja rääkida, kuule, tšau, et mis ringi peal sa oled, et ma olen selle teise ringi peal, et teine kolmanda ringi peal, et kuidas sul seal teise ringi peal läks. No ja nii edasi, mulle endal vahest see tekitab nii palju põnevust. Mul on ka hunnikus karmavõlgasid, mida ma pean täitma, aga tänu selle sünnikaardi analüüsile ja mul ju veab on ju, ma ise kogu aeg analüüsin siin tegelikult läbi iga kliendiga, ma jälle analüüsin ennast välja veel rohkem ja vajutan enda negatiivsetele punktidele, mida tuleb positiivseks keerata. Et aga teil on ka see võimalus, kirjutage numbrittekeel@gmail.com, seal on hästi palju erinevaid variante. Meie teenustest saadame sulle selle teenuse nimekirja, siis sa näed, mis võimalused seal on ja muidugi kõige rohkem soovitan üleüldse, kui te tahate panustada endale, siis lubage endale see täielik sünnikaart, kas siis kirjalik või suuline versioon. Saab maksta mitmes osas. Räägime seda konkreetselt juba sinuga läbi, kuidas seda teha. Lennuk lendas üle. Lootusi täis inimesi lähevad reisile. ja siis sellepärast, et kui sa selle sünnikaardi saad, kas siis minu käest, numeroloogi käest või siis ükskõik, numeroloogi on palju, astroloogi on ka palju. Millegipärast ma usun rohkem astroloogiasse ja numeroloogiasse, kui siis näiteks tarokaardid ei ole vaata selline faktidel põhinev, sest numeroloogia on statistika alusel tulnud teadus. Erinevates riikides on, mõnes riigis on see teaduse nime all, mõnes riigis ei ole. Ma pole väga palju selles suhtes teadlik, kus on ja kus ei ole, et sa saad sealt täieliku oma kasutusjuhendi sünnikaardist. Ja lihtsalt nii ongi, sa saadki sellega elada edasi, sa ei pea seda sünnikaarti võtma näiteks 2 aasta pärast uuesti või 3 aasta pärast uuesti, sellepärast, et see ongi sul kogu info sinu kohta. Panime ees. Nii lihtne see ongi tegelikult, lihtsalt võtta kätte ja hakka tippa-tappa ennast parandama. Nii, nüüd ma rääkisin kõik ära ja 7-8 minutit, issand jumal, kui jutukas ma täna olen. Kuule, aga edukat päeva sulle ja numbrittekeel@gmail leiad meid meilid teil ja igal pool mujalt ka meediast. Ja siis kusjuures osale sellest üleskutses ma saatsin ühe video sinna YouTube'i, et ole julge ja anna ennast teada. Ja kommenteeri, kui sul on midagi öelda, hea meelega vastan kommentaarid, et te olete tähele pannud, et ma vastan kõigile. Et on, mis seal on. Vahest mõtlen, et issand huvitav küsimus. Aga ikka proovin ära vastata. Tšauki, olen Merike, numbrite keel.